Täna on üks, mitte, et muidu ei oleks oluline teema, aga täna on lausa eluline teema. Andestus, andestamine. Aga alustame algusest, ehk siis pole ammu vaadanud 2. Timoteuse 1.7 ehk siis seda keskset kirja kohta. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ehk ta on andnud meile väe, ta on andnud meile nii-öelda meelevalla ja ka võidmise. See on see, mis ta on meile andnud, ta on andnud meile armastuse ja ka mõistliku meele. Laiendatud tõlge natukene laiendab seda ja ütleb, et sest Jumal ei ole meile andnud arguse ehk pükslikkuse, arglikkuse ja piinlikkuse ja lipitseva hirmu vaimu, vaid väe ja armastuse, rahuliku ja tasakaaluka meele, distsipliini ja enesevalitsuse vaimu, enesekontrolli vaimu. Et see on see, mis Jumal on meile andnud ja me peame õppima kohtlema õigesti seda, mida Jumal on meile andnud, ehk olema head majapidajad sellega, mis on meie kätte usaldatud või meile antud ja ka pärandiks antud. Ehk meile kuulub Kristuses see mõistlik meel ja me õpime seda kaitsma ja hoidma. Ehk peame õppima ka tundma seda, mis on selle mõistliku meele piirid, millest me ei tohiks üle minna. Ja parim kaitse siis vaenlase vastu on uuendatud meel. Edeni aias, kui Aadam ja Eeva, õigemini madu läks siis Eeva juurde, siis kusjuures madu ei saanud võtta nende meelevalda omavoliliselt ära, lihtsalt, et ma võtan ära. Mis ta tegema pidi? Ta pidi Eeva ära petma, ta pidi Eeva välja rääkima sellest meelevallast. Aga kuidas ta seda tegi? Ta esitas midagi, eks? Ta esitas mingisuguse väite. Aga mida Eeva tegi? Niisama ei saa kurat meile tulla, et panna mõtet pähe, et ta ütleb sulle midagi ja siis vupsi see ongi. See ei ole niimoodi. Mida Eeva, jah, aga enne seda, mida Eeva tegi, ta võttis vastu. Aga mida ta tegi? Ta jäi kuulama. See on üks oluline asi, et kui me jääme kuulama, on see juba, et me võtame vastu. Me tihti võtame vastu, enne jääme kuulama. Me ei tohi jääda kuulama valesid mõtteid. Valede mõtetega me pidime midagi tegema, vastama Jumala sõnaga, eks ju. Lükkama kõrvale selle, ma vastan Jumala sõnaga, ma leian selle kirjakoha ja ma vastan. Mitte ma ei jää kuulama seda, sest see oli see asi, kuidas kurat sai Eeva ära petta ja selle meelevallast välja rääkida on see, et ta esitas midagi, aga Eeva jäi kuulama. Ja siis ta võttis vastu. Ja siis ta sai, siis toimus see patulangemine, talt rööviti midagi. Eks see meilt tahetakse, ka kurat tahab röövida mõistlikku meelt meil sel viisil, et ta esitab midagi, et me jääks kuulama, et me võtaks vastu, aga me ei jää kuulama valesid mõtteid, vaid vastame Jumala sõnaga. Eks ju, et see on siis see uuendatud meele teguviis, on see, kuidas uuendatud meel käitub. Piibel räägib ka vaimus käimisest. Uuendatud meel on ka vaimus käimine, sellepärast, et ma panen oma vaimu juhtima, domineerima, aga samas peab vaim tegema, minu vaim peab koostööd tegema ka selle sama mõtteviisiga. Ehk hing ja vaim peavad koostööd tegema. See ongi see üks oluline asi, miks on vaja uuendada enda meeli või panna seda Jumala sõna nii enda vaimu kui ka enda meeltesse, enda hinge. See on 2 kohta, kuhu tuleb panna Jumala sõna, et need 2 teeksid koostööd, sest siis me paneme vaimu juhtima. Laseme tal juhtida, me alistume siis oma vaimule. Pannes Jumala sõna oma hinge ja oma meeltesse ja oma vaimu. Nii, ja täna kõigepealt vaatame ühte mõistliku meele, ühte suurimat vaenlast. Mis see olla võiks? Ta on tõenäoliselt palju vaenlaseid, eks ju. Aga me läheme vaatame ühte sellist vaenlast, mis on kirjas roomlastele peatükis 8 ja salmis 1. See on hukkamõist.
ta ütleb, nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ehk ta räägib kristlastest, ta kirjeldab kristlasi siin. Ma tahan tegelikult võtta laiendatud, mulle meeldib see laiendatud klassikaline tõlge siin juures, ta laiendab seda mõtet siin natukene rohkem. Seega ei ole nüüd enam hukkamõistu, ei mõisteta kedagi süüdi ülekohtus, ehk ei ole hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, ja ta täiendab siin, kes ei ela liha, vaid vaimu korralduste või ka ettekirjutuste järgi. Seega, mis domineerib? Vaim domineerib ja mitte liha. Ja see on see, eks ma ütlesin, meel ja vaim teevad koostööd, siis me paneme ka oma vaimu domineerima. Ja mistõttu me saame käia vaimu järgi ja vaimu juhtimisel. Jumal ei tegele meiega hukkamõistu pinnalt. Jumal ei ole see, kes hukkamõistu kasutab kuidagi või mingil moel meiega tegelemiseks. Aga meil on vaja lasta enda vaimul domineerida ja juhtida ja vaimus käimine tähendab ka seda, et 9 vaimu vilja juhivad meid. Et ka see tähendab. Aga enne päästetud saamist oli hukkamõist. Meil oli vaja päästjat. Jeesus on meie päästja, me saime päästetud, uuesti sündisime, siis nüüd enam ei ole hukkamõistu. Aga mida meie vaim teeb, on see, et kui me teeme midagi vastupidist sellele, ütleme uuesti sünnil on Jumala loomus meie vaimu sees, on Jumala elu meie vaimu sees. Ja kui me teeme midagi vastupidist sellele loomusele, sellele elule, mis on meie sees, siis meie vaim mõistab meid süüdi selles. Ta ütleb, et oot, ära ütle niimoodi. Mõnikord on olnud mingeid vestluseid, kus me pärast mõtleme, et ma ei oleks pidanud ütlema niimoodi, ma ei oleks pidanud tegema niimoodi või ma ei oleks pidanud sinna minema. See on meie vaim, kes meid siis süüdi mõistab selle pärast, et nüüd on meie sees Jumala loomus. Ja see ongi Jumala loomus, mis tegelikult süüdi mõistab, mitte hukka, vaid ta mõistab süüdi selles. Aga selles süüdi mõistmises ei ole seda allasurumist. Ega nii-öelda see ei ole süüdistamine, vaid see on pigem nagu üles ehitav, sest meie vaim juhib meid seeläbi meeleparandusele. Sellele, et ma ei tee enam seda. Ma ei lähe enam sinna. Ma ei ütle enam nii. Ja selles on tegelikult teatud kergus, sest see ehitab meid üles. Selles ei ole kunagi alla surumist. Erinevus on väga suur, erinevus on süüdi mõistmisel, see, mis meie vaim teeb meie sees ja ka hukka mõistul. Et ma tõin siin välja selle, mis on siis see, mida meie vaim teeb Jumala loomuse ja Jumala elu tõttu, mis meie sees on. See on see, mida meie vaim teeb. Ta mõistab süüdi nende võib-olla tegude eest, mis me ei oleks pidanud tegema. Ehk seda teeb meie enda vaim, sest nagu ma ütlesin, Jumala armastus, Jumala loomus, Jumala elu on meis. Ja kui me kuuletume sellele, siis järgneb korrigeerimine. Me korrigeerime endast, enda käitumist, enda sõnu ja see juhib meid meeleparandusse. Ja me saame üles tõstetud ja ehitatud. Me saame muudetud ja parandatud. Ja selles ei ole mitte kunagi seda süüdistavat tooni, et sa oled vigane või selles on mingi, et selles häbi või süütunnet on. Sest häbi ja süütunne tuleb hukka mõistuga, mitte sellega, mis meie vaim meile ütleb. Aga mis on siis hukka mõistmine? Hukka mõistmine tähendab, et me oleme kuulutatud valeks, kuulutatud süüdi, väärtusetuks või karistamisele ja hävitamisele mõistetud. Aga need ei ole meie. See ei kuulu kristlastele ka usklikele, sest Jumal ei pea meid väärtusetuks.
Meid ei määrata hukule või hävitamisele või karistamisele. Meid on sellest lahti ostetud. Hukkamõistu alla või selle tunde alla kuulub ka süütunne, häbitunne ja kahetsus. Need kõik on käivad hukkamõistuga kaasas. Ja hukkamõist toob siis esile meie mineviku vead, meie eksimused, läbikukkumised, seda, mis me oleme valesti teinud. Ja sellega kaasas käib alati see rõhumine, allasurumine. Ja justkui tunne, et mul pole lootust, minul ei ole võitu selles olukorras. Ja hukkamõist, nagu ta siin 8.1 ütles, ei ole nüüd mingisugust hukkamõistu. Jumal ei toimeta oma lastega selle hukkamõistu pinnalt. Ta ei kasuta seda. Kõik, mis alla surub, kõik, mis maha surub, maad ligi surub, ei ole Jumalalt. See on vaenlaselt. Ja ta ütleb siin, võtan selle laiendatud tõlke, ja ta ütleb, seega ei ole nüüd enam hukkamõistu. See tähendab, see paneb ajapiiri, see paneb lõpp-punkti hukkamõistule. Kui me enne olime patused, oli hukkamõist, me oleme nüüd Kristuses Jeesuses, meil ei ole enam hukkamõistu. Sellega on see aeg otsas. Me oleme uus loodu Kristuses Jeesuses, vana on möödas. Ja me oleme uueks tehtud ja me ei vaata enam sellele, mis meie olime. Me vaatame nüüd Kristusele, me vaatame sellele, kes me oleme Kristuses. Ja me oleme uued loodud ja me oleme hukkamõistust lahti ostetud. Me oleme õigeks tehtud Kristuse läbi. Me võime mõelda, et me oleme mööda pannud, kes ei oleks mööda pannud, aga selle tõttu me lähemegi Jumala ette ja kui meil on vaja, siis me parandame meelt. Ja me saame andestuse. Miks on hukkamõist veel nii halb? See hukkamõistu tunne on see, et ta röövib. Nii hukkamõist, süütunne, seesama häbitunne, kahetsus, see röövib meilt usu. Ja kui usk on takistatud, on ka rõõm ja rahu takistatud ja röövitud. Milleks meil usku on vaja? Kõigeks. Me teeme oma tehinguid taevaga usu kaudu. Ilma usuta on Jumalale võimatu olla meelepärane. Me ei saa lasta mitte millelgi takistada enda usu toimimist. Ja hukkamõist ja hukkamõistu tunne on see, mis takistab ja sandistab, invaliidistab meie usu. See takistab usul töötamast, seetõttu me peame tegelema sellega hukkamõistu tundega. Mis me teeme siis? Mis meile antud on? Meid on õigeks tehtud. Kristus võttis kogu meie koorma enda peale, kandis meie patu, meie süü ja meil on nüüd Jeesuse veri ja verevägi. Jeesuse veri, mis meid puhastab. 1. Johannes 1.9 ja see kirjakoht ongi just siis kristlastele või usklikele. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav, ta on ustav ja ta on õige, nii et ta meile annab patude andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ta annab andeks ja puhastab. Kuidas Jeesuse veri meid puhastab? Nii, nagu ei oleks me eksinud tema vastu. Ta teeb niimoodi puhtaks, et ei ole jälge sellest eksimusest. Kui me läheme tema ette ja ütleme, ma olen süüdi, ma tegin valesti, ma eksisin, ma tunnistan üles, ma parandan meelt. Me peaksime olema kiired meelt parandama, sest patt annab maad kuradile, teeb ukse lahti kuradile. See oli Efesuse 4.27 ütles, et ärge andke maad kuradile. See on üks viis, me lähme ruttu Jumala ette ja parandame meelt. Ja meile parandus ei näita mitte meie nõrkust,
vaid see on tugeva inimese teguviis, kui me julgeme tunnistada, et jah, ma panin mööda, ma eksisin. Mitte ei pane seda kellegi teise kraesse oma eksimust, vaid vastutame selle eest, mida me oleme teinud, kui me oleme mööda pannud. Ja mõelda, mida me teeksime Jumalale või mida me suudaksime Jumalalt uskuda, kui me teame, et mitte kunagi ei ole ma tema vastu eksinud. Et ma lähen tema ette täie sellega, et ma olen täiesti õige. Kui julged me oleksime, kui tema ette läheksime teades, et ei ole minu ega tema vahel mitte midagi kunagi olnud. Aga Jeesuse veri on just seda teinud. Meie heaks sellise andestuse ja inimesed elavad mineviku pilve all. Jumal ei ole seda pilve pannud nende pea kohale, vaid mis see on? See on hukkamõist. Mineviku otsuste pärast, mineviku tegude pärast, mineviku ütlemiste, mis iganes, mõnel on suurem, mõnel väiksem koorem ja kantakse seda isegi siis, kui on toimunud meeleparandus, isegi siis, kui ma olen käinud Jumala ees andeks palunud. Mõnikord tulevad inimesed, kes ei mõista tegelikult seda andeks andmist või seda hukkamõistu teemat tulevad ja ütlevad, et vaata, mida sa mulle minevikus tegid, mida sa mulle ütlesid, kuidas sa minuga käitusid, sa kohtlesid halvasti. Jah, meie üks ülesanne on lähtuda armastusest või sellest, et ma teen kõik sellest või endast oleneva, et teisel inimesel on lihtne mulle andestada. Kellele tegelikult andestust vaja on, kas minule või see, kes on selle teo teinud või kes tunneb seda, ütleme, vimma, ütleme siis niimoodi. Tegelikult see, kes peab andestama, kelle vastu on ju eksitud. Miks? Sest kui tema ei andesta, siis ei toimi tema usk. See ongi see, et miks on vaja andestada. Nii et seetõttu me püüame heastada seda, mis meie võimuses on vähegi. Leppida, andestust paluda, see on tegelikult meie ülesanne siis. Kui me tahame, et tegelikult see on nagu armastuse tegu, kui ma tean, et ma olen eksinud kellegi vastu. Ja ma lähen palun talt andeks, et temal oleks kergem andestada mulle, sest ma tean, et kui tema hoiab okast minu vastu, siis tema usk ei toimi. Aga kui ma käitun armastuses, siis ma lähen teen endast oleneva ja heastan selle. Muidugi ma ei saa määrata ära, kuidas tema reageerib sellele, aga mina teen endast oleneva ja kui minule seda kunagi meelde tuletatakse või mina öelda, mitte kergelt, aga ma võin öelda, et ma olen palunud andeks nii selle inimese käest näiteks, kui mulle heidetakse ette ja Jumala käest, ma olen meelt parandanud, seda ei ole enam. See on andeks antud, see on puhastatud jäägitult, sest Jumal ei hoia seda meie vastu. Jumal ei võta meie mineviku tegusid, kui me oleme andeks palunud, meelt parandanud, ühel hetkel mõtleb, no nii, ma nüüd viskan selle noole talle. Jumal ei too mineviku tegusid meie ette. Selles mõttes nagu hukkamõistuna, see on kurat, kes seda teeb. Kes mõnikord toob minevikku esile, tahab tuua, mis iganes olukordades. Hukkamõistu tundena just. Ja selle andestuse teema juures on ka see, et mis selle hukkamõistu üks eesmärkidest on see, et takistada meie osadust Jumalaga. See on üks strateegia siis kuradil, sest Eedeni aias juhtus ju sama asi. Kui nad tegid pattu, mis oli nende reaktsioon, mis oli Aadama ja Eeva reaktsioon, oli see, et kui Jumal tuli aeda, nad peitsid ennast. Nad läksid eemale Jumala ligiolust. See on patuloomus ja see on see, mida tahab teha see hukkamõist või hukkamõistu tunne. Et aga meil on meelevald ka selle üle, kui hukkamõistu tunne tuleb, sa tead, et sa oled tegelikult meelt parandanud, sa oled andeks palunud, siis sa pead vastu seisma. Samamoodi nagu valele mõttele. Seisad vastu Jumala sõnaga, et ma ei võta sind vastu. Ma olen andeks saanud, mul on andeks antud. 1. Johannes 1.9 ütleb, ma tunnistasin oma patud ja ma olen andeks saanud ja mind on puhastatud kõigest ülekohtust ja ma ei luba sellel hukkamõistu tundel tulla enda peale.
ma lihtsalt ei luba, sest Jeesus maksis hinna. Vaata, kui me laseme selle hukkamõistu tundel või me alistume sellele tundele, siis me unustame ära selle hinna, mille Jeesus maksis meie eest. Me ei pea kandma seda süütunnet endal. Ja kõik see, mis tahab takistada osadust Jumalaga, me peame vastu seisma sellele. Ei tohi lasta hukkamõistu tundel tulla enda peale. Me peame andestama seejuures endale ka. Ka endale kõik oma mineviku valed valikud, valed otsused, valed teod, mis iganes minevikus on, me ei tohi lubada sellel tulla enam olevikus, sest kõik, mis on vere alla pandud minevikus, see peab jääma vere alla, sest et kui me hakkame rääkima sellest, me toome selle esile, siis me toome selle minevikust olevikku jälle. Aga meil on vaja otsustada, et me andestame ka endale. Tuntud kirjakoht juba Markus 11:23-24 ütleb, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale, mis ta ütleb, on inglise keeles lisand. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Ma olen siia punasega sulgudesse toonud King Jamesi tõlkes täiendused, et 24 salm ütleb kõik, mida te palute ja anute, aga inglise keeles ütleb kõik, mida te igatsete, kui te palute. Kõik, mida te igatsete, kui te palute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Salm 23 räägib, kuidas asjad kuuletuvad sulle, ehk sul on voli nendega rääkida. Need kuuletuvad sulle ja salm 24 räägib, kuidas saada kätte oma igatsus. Seda, mida sa igatsed. Kui sa igatsed, siis palud, usud ja sa saad. Aga mõnikord piirdutakse nende kahe salmiga. Võti on järgmises salmis. Kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Ehk andestamatus on see, mis takistab salmidel 23 ja 24 realiseerumast. Et kui me tahame seda, et asjad meile kuuletuksid meie sõnade läbi ja meie usu läbi ja kui me tahame saada seda Jumala käest, mida me igatseme, siis on me ülesanne andestada. Et mis iganes me tahame ja miks see on, sest usk saab takistatud, sandistatud, kui me ei andesta. Ja see 25 salm, kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu. Me väga tihti võtame selle ja pöörame selle väljapoole, et kui mul on kellegi vastu õe või venna või kes iganes, kellegi vastu ma andestan talle, aga see kellegi tähendab ka iseennast. Et mõnikord võetakse, et ma olen midagi teinud, ma ei suuda endale andestada, ma ei suuda seda endale andestada, et ma nii ütlesin, et ma nii käitusin, et ma selle valiku tegin, ma selle otsuse tegin. Suudad küll. Kristuses me suudame. Meil on antud Kristus on andnud oma edu meile, Kristus on andnud oma õigsuse meile. Ja minu edu on selles, et ma teen tema sõna järgi, et ma olen Kristuses ja tema on minus. Ja see ongi minu edu, ma ei saa keskenduda enam sellele, mida ma ei suuda, milles ma nõrk olen või oma saamatusele, see on uuendamata meel, mis keskendub sellele. Oma nõrkustele, oma puudustele, läbikukkumistele, kõigele sellele. Ja see ei ole usk. Aga millele ma nüüd keskendun, olles uus loodu? Millele ma nüüd keskendun? Ma keskendun Kristusele, tema edule, tema õigsusele, sellele, kes ma olen Kristuses ja kasutan seda ressurssi. Ma ei pea mitte oma õigusest midagi tegema, mul ei olegi oma õigust, mul on Kristuse õigus. Ta on mulle selle jätnud ja ma võin seda vabalt kasutada, sest mulle on see antud Kristuses. Ja ma olen uus loodu ja ma olen Kristuses. Ja Kristus on minus ja see ongi minu edu.
ja ma andestan selle sama väega ka endale siis, kui mul on midagi enda vastu. Sest Jeesus on võimsam, tema verevägi on võimsam kui mis iganes valed otsused, mis me oleme teinud või valed valikud, mis me oleme teinud või möödapanekud või läbikukkumised või isegi see, kui ma tean, et ma oleks pidanud hoopis seda tegema, sest Jumala plaan oli minu jaoks hoopis see ja ma olen mööda pannud. Siis ma tunnistan ja ütlen, isa on andeks. Ja ma parandan meelt, siis ma saan andeks, sest tema on ustav ja õige. Ja annab mulle andeks. Ja ta annab mulle andeks nii, nagu seda poleks olnud. Ta taastab nii, nagu poleks eksimust olnud. Sellest ei jää jälge. Mõnikord, kui on, öeldakse, et internetti paned midagi üles, eks ju, alati jääb jälg. Kõigest jääb jälg. Võtad pildi maha, arvad, et ei ole. Jälg on. Sellest ei jää jälge. Jeesuse veri puhastab niimoodi, et sellest ei ole jälge. Sellest ei jää kuskile varukoopiat kuskile. Nii et me hindame seda, mida Jeesus on teinud meie heaks. Me hindame ja väärtustame ja austame seda ja toome selle esile, mitte oma puuduseid ja oma nõrkuseid ja ei vaata enda peale. Me vaatame Jeesuse peale. Ja meil on siin juba pühapäeviti välja tulnud selle usu teemaga seoses, et Jumal mõnikord tahab, et me ei oleks enam siin, vaid me oleksime siin, eks ju, või siis veel kõrgemal. Et Jumal edutab meid ja mis selle edutamise eel võib toimuda, on see, et kurat kasutab strateegiat, kus ta toob vastuseisu, hukkamõistu. Miks? Sest kui me selle alla neelame, selle sööda hukkamõistu, andestamatuse, mis iganes ta toob, võib minevikku esile tuua, see röövib meie usu, aga et seda järgmist sammu Jumala plaanis võtta, on meil vaja usku. Ja see on strateegia, miks tema tahab, et me ei saaks kätte seda, mida Jumal meie jaoks on plaaninud. Seega me räägime välja midagi ja me räägime välja seda, et Jeesuse veri on pesnud mind puhtaks. Ta on andestanud mulle minu ülekohtu teod. Mind on pestud puhtaks, puhastatud ja ei ole hukkamõistu ja ma ei võta hukkamõistu vastu. Ja ma andestan endale. Ja kui ma ei andesta endale, siis ma olen teinud Jumala valelikuks. Ma ütlen, sinu sõna ei pea paika. See ei ole mulle andestanud. Ma ei usu seda tegelikult siis. Nii et ma olen sõna tegija, siis ma usun ka Jumala sõna. Nii, seda me juba vaatasime. See on otsus. Andestamine, ma mõtlen. See on otsus olenemata tunnetest. Ükskõik, mida me tunneme, kas me tunneme, et ma tahan andeks anda või mitte. Aga me teeme otsuse, et me andestame. Ma tahan rääkida ühe loo, sellise, ma ei tea, muga ei ole sõnu praegu, me ei ole ükski kogenud seda lugu. See on see, et tegelikult andestamise teema juures me mõtleme seda, et Jeesus on meile enne andeks andnud. Enne, kui meie meelt parandasime, on tema meile andeks andnud. Enne, kui meie läksime, ütlesime, palun anna andeks, andis ta meile andeks. Ja see on see, kuidas meie peaksime andeks andma, nii nagu Jumal annab andeks, mitte nii nagu inimesed, vaid nii nagu Jumal, kes andestab ja unustab. Sest et me ei saa ka lähtuda sellest, et ma ootan, et keegi tuleks paluks andeks. No hea on, kui tuleb, eks ju, on kergem andeks anda, aga kui ei tule, kas ma ei annagi andeks? Kas ma riskin sellega, et minu usk ei tööta enam? Kas ma riskin sellega, et minu usk saab röövitud, invaliidistatud? Ma ei saa riskida sellega. Sest andestamatus hoiab me usu töötamast. Aga lugu on siis selline, ma ei tea, olete kuulnud Corrie ten Boom? Ma ei tea, see on Hollandi nimi, ma ei tea, kuidas ma hääldan õigesti. Kirjutatakse Corrie ten Boom. Ta oli tõesti Hollandis, see on naisterahvas. Ja ta oli kellassepp. Natukene guugeldasin ka, et on Hollandi esimene litsentsiga kellassepp, naiskellassepp, ma mõtlen naisjust. Naiskellassepp. Aga lugu on selline,
kus tema pere, isa, vend, tema õde ja tema siis Teise maailmasõja ajal aitasid peita juute. Varjasid siis oma kodus. Ja ma ei mäleta, ma vaatasin see kuskile 600–800 vahele, ma täpselt ei mäleta. Selline suurusjärk, kus nad suutsid päästa juute siis selle nagu holokaustist. Aga eks koputajaid oli sel ajal kindlasti ja lõpuks saadi teada, mida nad on teinud, et on aidanud juute ja nad nabiti kinni. Ja see naisterahvas Corrie ten Boom, teda kõigepealt saadeti 3 kuuks üksikvangistusse. Siis tuli alles kohus ja kõik nad saadeti koonduslaagrisse. Mingi poliitiline koonduslaager, täitsa võõrad nimed olid. Isa, kes oli üsna vana, 10 päeva hiljem peale vahistamist, ma sain aru, juba suri. Siis Corrie sattus oma õega ühte kohta kokku. Aga õde oli tal juba enne natukene haiglane, nõrga tervisega ja need kvootide täitmine käis üle jõu talle. Ja mis tõttu siis neid peksti, vähemalt tema õde, nii et Corrie pidi pealt nägema seda, kuidas koheldi tema õde seal. Ja olukord oli siis nii hull nende jaoks seal, et tema õde suri seal vangistuses. Ühel hetkel kutsuti see naisterahvas, ta pidi olema 50-ndates umbes tol hetkel, kuskile staapi ja öeldi, et sa võid minna ootamatult. Kus ma jälle natukene guugeldasin selle kohta ja siis tuli välja, ma ei ütle, et see juhus on absoluutselt, see on Jumala ime, et see asi juhtus, et üldse vabastati kirjavea tõttu. Olevat mingi kirjaviga tekkinud ja seetõttu see naine vabastati, nädal hiljem tema vanused naised saadeti gaasikambrisse. Aga see oli Saksamaal ja tal ei olnud kuskile minna. Tänaval siis keegi ühesõnaga võttis ta enda juurde, ravitses, poputas üles, sest see füüsiline olukord, kus sa olid rasket tööd teinud ja sa ei olnud süüa saanud ja oli tõenäoliselt füüsiline väärkohtlemine, et ei ole eriti palju jõudu, kui sul tuled kuskilt koonduslaagrist, eks ju. Aga ta sai üles poputatud ja Jumal ütles, et nüüd sa lähed ja räägid evangeeliumi üle maa ja ta käis umbes 60 riigis, mäletamist mööda, isegi toonases Nõukogude Liidus. Käis ta rääkimas, ta kuulutas vanglates, kirikutes, kuulutas evangeeliumi võimsalt, nii et inimesed said päästetud, tulid altari kutsele. See oli tegelikult võimas, kuidas Jumal teda kasutas hiljem ja ma mõtlen see sõnum, mida ta rääkis Jumala armastusest, sellest, kuidas pole olemas nii sügavat kohta, kuhu su elus, kuhu Jumal ei tule sinu juurde sind aitama. Mõtlen, inimene on koonduslaagrist, on näinud, kuidas teda õde pekstakse, sureb seal ja ta räägib Jumala armastusest, Jumala headusest. On see, mida ta rääkis. Aga lugu, kuhu ma jõuan, on see, et kord ühes kirikus pärast koosolekut, kus ta rääkis ja altari kutse oli andnud ja kus inimesed said päästetud ja tolle pastoriga oli veel ukse juures nagu head aega soovimas inimestele, tuli üks mees eemalt ja ta nägi juba, et kuidas nägu on mehel pisaratest märg. Ta nägi, kuidas Jumal on teda tugevalt puudutanud ja mees tuli ja ütles, et teate, ma sain päästetud. Ja naine vaatab, et tuttav on see mees mulle. Ja siis talle turgatas. See on see üks peksjatest, kes tõde peksis. Ja ta ütles, et tol hetkel ta koges oma sees viha. Mitte vaimus, nagu kehas. Ta ütles, et see ei olnud vaim, sest temas oli Jumala armastus oli vaimus, aga ta kehas, sest ta koges, kuidas viha hakkab kobrutama tema sees. See mälestus tuli esile. Ja ta ütles Jumalale, et see, mida ma tunnen, selle tunde tõttu, see, mida ma praegu läbi elan, ma ei taha talle andestada. Aga selle armastuse tõttu, mis on minu sees, sinu armastuse tõttu, ma teen otsuse
et ma andestan ja ma palun, et sina andestaksid ka läbi minu temale. See oli see, mida ta ütles, see, mida ta palus tol hetkel, sest mees tuli ja tahtis tal kätt suruda, ta ütles, see, mida ta koges, oli ainult viha, ma ei saa. Aga see, mida ta palus Jumalalt, on see, et see tema armastus, tema sees teeks teda võimeliseks ja et Jumal tema läbi andestaks. Ehk ta ei alistunud mitte nüüd oma tunnetele, sest kui me alistume oma tunnetele, võime teha valesid asju. Aga millele ta alistus, oli Jumala armastus tema sees. Ja ta ütles, et sel hetkel, kui ta seda palus Jumalalt, koges ta Jumala armastuse voolamist endast välja. Ja ta ütles, sel hetkel ta vaatas seda meest, ütles, kõik viha oli kadunud ja ta koges armastust. Ja kui mees tuli ja surus ta kätt, siis sõnad, mida see naine talle ütles, oli, mul on hea meel, vend, et me üks pere oleme. Ta ei lasknud sellel kibedusel ja kibestumisel domineerida, vaid ta alistus Jumala armastusele ja sellele andestusele. Ja kusjuures Corrie ei öelnud kunagi sellele mehele, mida ta teinud oli. See mees ei teadnud, et see on selle naise õde, keda nad peksnud olid. Ta ei öelnud seda kunagi. Sellepärast, et kui Jumal on andeks andnud, mees oli meelt parandanud, Jumal oli talle andeks andnud, siis ei ole meil voli seda minevikutegu enam meelde tuletada ega välja tuua, sest Jumal oli andestanud. Ja nii andestas ka Corrie talle ja ta ütles, et ta koges, et ta armastab seda meest. Sest see oli tema vend Kristuses. Nii et me ei saa käia oma tunnete põhjal, sest kui ta oleks oma tunnete põhjal käitunud, see oli see, mida ta Jumal ütles, ma ei taha. Oma tunnete baasil ma ei taha, aga sinu armastuse baasil ma teen otsuse. Jah, et kui kellelegi on andestatud, me teame, siis me ei tuleta enam seda tegu meelde. Me ei ütle enam, vaata, mis sa tegid, seda tegu ei ole, sest see on andestatud, see on vere all. Esimese Johannese 4:16 ütleb, ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust. Me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. Ta ütleb, me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, kui palju kordi me oleme uskunud valesid asju, hukkamõistu, süütunnet, häbitunnet, kahetsust. Uuendatud meel otsustab uskuda õigeid asju, Jumala armastust. Ma mõtlen niimoodi, et ma usun seda, et Jumal armastas mind piisavalt, et mulle andestada ja et mind puhastada. Ma usun tema armastust. Ma usun seda, mida see kirjakoht ütleb. Ja ma ei räägi enam sellest, mida me valesti oleme teinud, kui see on vere all. Ma ei räägi enam sellest, ma ei räägi hukkamõistust ega valedest otsustest, valikutest, ma räägin Jumala armastusest, ma räägin andestusest. Ma tunnistan seda enda elu kohta, et ma olen andeks saanud. Sest Jumal armastas maailma nii palju, et ta tegi midagi, ta andis oma poja, ta andis poja vere. Seega ma ei usu süüdistusi, vaid ma usun armastust. Ja ma lähtun sellest. Ma võin vaadata ka hukkamõistu kui plekki. Näiteks plekk on mingi pluusi peal. Siis ma eemaldan selle võimsa pleki eemaldiga ära, eks ju. Ja ma ei räägi sellest. Mu tähelepanu ei lähe enam sellele, et teate, siin pluusil oli plekk. Kui seda plekki pole enam, siis ei ole alust rääkida. Samamoodi, kui meil on andestatud, siis see asi on ka unustatud ja pestud, siis pole mõtet seda enam päevavalgele tuua. Sest sellest ei ole enam jälge jäänud. Sest meid on tehtud nii puhtaks, nagu seda poleks olnud, nagu eksimust ei oleks olnud. Kui me laseme hukkamõistul tulla, siis see võib röövida meie ime ja meie tervise ja jõukuse, mida me usume.
ja me ei vaata minevikule, on üks mees, kes võiks vaadata või oleks võinud vaadata enda minevikule, sest tema minevik oli muljetavaldav. Ja see mees oli Paulus. Ometi on ta kirjutanud üle poole Uue Testamendist, sest ta tegi midagi. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ma unustan ära selle, mis on taga. Ma ei kohtle seda küll kergelt, aga ma unustan selle ära ja ma ei võta seda kaasa olevikku ega tulevikku kui enda kaaslast. Ma unustan selle ära. Vaata, ta räägib siin, ma unustan ära, mis on taga. See on esimene asi. Ta ütleb, ma unustan ära. Ja siis ta räägib, ma sirutun sinna poole, mis on ees. Ja pürin seatud eesmärgi poole. Me lõpetame selle pilgu heitmise taha, me peame lahti laskma kõigepealt sellest, mis on taga. Minevikust me laseme lahti, alles siis me saame sirutuda ettepoole, sest kui me hoiame kinni minevikust, siis see stabiliseerib meid sellesse momenti. Me ei saa küündida ettepoole. Me peame esmalt unustama selle, mis on taga ja siis sirutuma ettepoole ja pürgima ettepoole. Kui me pürime ja pürime ettepoole, aga ei unusta ära, mis on taga, siis me ei saa pürgida, sest meid hoiab miski kinni. Me suuname, me valime selle, millele me tähelepanu suuname ja see ei ole mitte minevik, eks ju. Nii et ma unustan ära, mis on taga, sirutun ettepoole ja pürin edasi. Jesaja 43:25. Vaatame seda, kuidas Jumal andestab. Ta ütleb, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega tuleta meelde su patte. Koos andestusega käib kaasas unustamine. Jumal unustab need. Ja püha vaim on tegelikult selline abi meile, et kui keegi on teinud ka meie vastu midagi eksinud ja meil on vaja midagi unustada, siis on püha vaim meil abiks. Kuidas? Siis kui me võtame aega keeltes palveks, me palvetame pühas vaimus, siis püha vaim on justkui, naljakas näide võib-olla, justkui tolmuimeja, mis tõmbab meist välja selle meelepaha kibeduse, mis meil võib tekkida kellegi vastu, kui meie vastu on eksitud. Ja ta on võimeline tekitama olukorra, kus me isegi ei mäleta, mis meie vastu tehti. Kui me oleme Jumala ees ja ütleme, ma tahan unustada. Ma tahan seda episoodi ära unustada. Ma tahan neid sõnu ära unustada, mis minule tehti, sest ma tahan, et mu usk toimiks ja ma palvetan keeltes. Nii kaua, kui ma abi saan. Sest Nancy rääkis ise enda kogemuses seda, kus tema vastu eksiti. Ja tal oli vaja täpselt sellist abi. Ta ütles, et 3 nädalat, iga päev ta oli keeltes palves. Ta palvetas keeltes. Ja sel hetkel, kui ta palvetas, siis ei ole see, et ma mõtlen sellele olukorrale või ma mõtlen haiget saamisele, vaid mu mõistus on neutraalne. Ja ta ütles, et peale seda perioodi, ta ütles, et ma pidin meenutama, sest ma enam ei mäletanud, mis mulle öeldi, mis mulle tehti. See oli kadunud. Ja ta ütles, et kui ta seda inimest nägi, ta ütles, mitte ühtegi halba emotsiooni ei olnud. Selline puhastus oli tehtud tema sees. Nii et see on see taevane abi, mida meile pakutakse. Nii et see ongi see, et me võtame aega palvetamiseks pühas vaimus. Ja Jumal on see, kes kustutab me üleastumised samamoodi iseenese pärast ega tuleta neid meelde. Miks ta teeb seda? Sest ta tahab meid õnnistada, sest meie oleme tema kaastöölised siin maa peal.
Ja kui patt on meie vahel, siis ta ei saa meid õnnistada, sest patt tuleb meie ja õnnistuse vahele. kakskümmend 6 salm ütleb: tuleta mulle meelde, käigem isekeskis kohut, räägi sina, et sa võiksid õigeks saada. Mulle meeldib King Jamesi tõlge. Tuleta mulle meelde, palugem koos, kuuluta, et sind mõistetakse õigeks. Et ta ütleb, et ma tunnistan oma eksimused, ta kustutab mu üleastumised iseenese pärast, ega tuleta meelde. Ja mina tuletan talle meelde, et ma olen andeks saanud ja mul on julgus minna tema ette palves, kui ma olen andeks saanud. Mul on see julgus minna ja palvetada tema poole. Sel ajal muidugi võib purat tulla ja hakata meelde tuletama mineviku, soovitama mineviku asju, mis me teinud oleme, aga siis me seisame sellele vastu ja ei lase sellel päevakorda tulla. Nii, ma vaataksin, mul on viimane lugu. Ma tahan selle ikkagi välja tuua. Matteuse 15 peatükk 21-28, lähme jupi kaupa. Ja Jeesus tuli sealt ära ning läks Tüürose ja Siidoni rajadesse ja vaata, neist paigust väljus Kaananea naine. See kisendas ning ütles talle: issand, Taaveti poeg, halasta mu peale, mu tütart vaevab kuri vaim hirmsasti. Ma teen väikse peatuse siin ja vaatame, see piirkond, kuhu Jeesus läks, oli see piirkond, kus paganad elasid. Tüürose ja Siidoni rajadesse. Et see naine ei olnud mitte juudisoost, vaid pagan. Ja Jeesus läks tema territooriumile ja vaatame, kuidas ta ütleb, 22 salm ta ütles: issand, Taaveti poeg, halastu mu peale. Mis sõnu ta kasutab siin? Ta oli kuulnud, et Jeesust kutsutakse Taaveti pojaks. See oli lepingu termin, see oli juudi termin, see ei kuulunud temale. Temal ei olnud mingit lepingut Jumalaga. Ta lihtsalt oli kuulnud ja ta kasutas neid sõnu, mida ta oli kuulnud Jeesuse kohta öeldavat. Ja ta läks selle jutuga nüüd Jeesuse juurde. Nii vaatame, kuidas Jeesus reageeris. Aga ta ei vastanud temale sõnagi, siis tema jüngrid astusid ta juurde, palusid teda ning ütlesid: ei saada ta ära, sest ta kisendab meie taga. Ent tema kostis ning ütles: mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Keda see naine häiris? Jeesust või jüngreid? Jüngreid häiris. Jeesus ei teinud midagi, et temast lahti saada. See ei olnud tema eesmärk lahti saada. Jüngritel hakkas ta närvidele käima. Aga Jeesus ütles, et mind ei ole läkitatud praegu sinu juurde, vaid Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Nüüd, mida naine teeb? Naine tuleb uuesti. Kuid naine tuli, kummardas teda ning ütles: issand, aita mind. Nüüd tuli naine teist korda Jeesuse juurde, aga suhtumine on nüüd teine temal. Ta ei kasuta enam laenatud sõnu. See on see, kuidas Jumal tahab, et me tema juurde läheks, mitte laenatud sõnadega, mitte nii, kuidas keegi arvab, vaid see, mis on meie südames, kuidas meie süda on. Ta tahab meie südant. Ja siin ta ütleb ka, ta läks ja kiitis teda, ta kummardas ja ütles: issand, aita mind. Nüüd ta valas oma südame välja: issand, aita mind. Aga tema kostis ning ütles: ei ole ilus võtta laste leib ja heita koerakeste ette. Kusjuures enne jäi välja toomata see, et ta ütleb ta elas tütrega koos, me ei tea muidugi tütre vanust, aga ka see, et miks kurat oli saanud võimuse võtta selles majas, et mis seal tehti, mis elustiili seal harrastati. Aga vaata, kui naine tuli Jeesuse juurde, siis ta ei öelnud, et oi, ma vana patune, eks. Ta tegelikult tuli sellega: tule aita mind. Ta ei rääkinud oma minevikust, ta ei rääkinud elustiilist, ta ei rääkinud oma patust. Ta ei rääkinud sellest, vaid tema oli suunatud sinna: tule ja aita mind. Aga Jeesus ise toob. Ei ole ilus võtta laste leib ja heita koerakeste ette. Jeesus tõi välja, ütleb, et see elustiil, tema tõi selle välja. Ja naine ütleb, et jah, issand, ta nõustus. Ma ei eita, et ma elan vale elustiili, ma ei eita seda.
ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt langevad. Siis kostis Jeesus ning ütles temale, oh naine, su usk on suur, sulle sündigu nõnda, kuidas sa tahad. Ja tema tütar sai terveks selsamast tunnist. Naine ei läinud Jeesuse juurde ega toonud välja seda, miks ta ei saa vastu võtta Jeesuselt seda, mida ta vajab. Tal oli põhjuseid, aga ta ei toonud seda välja. Ta lihtsalt tuli ja ütles, aita mind. Usk ei ole see, kui me läheme Jumala juurde ja me suus on ainult läbikukkumine või eksimused. Kui me oleme meelt parandanud, siis ei ole õige Jumala juurde minna ja öelda, anna mulle andeks korduvalt. Kui me oleme andeks palunud, siis ei ole see usk, kui me jälle Jumala juurde lähme oma eksimustest rääkima, samadest korduvalt. See on uuendamata meel. Inimesed kasutavad Jumala juurde minnes mõnikord põhjused, miks nad ei saa midagi. Aga me võiksime minna Jumala juurde ja leida need põhjused piiblist, miks me saame Jumalalt vastu võtta need õnnistused, mida ta on meile pakkunud. Nii et me nõustume sellega, et meil on andestatud, meie eksimused on unustatud, meid on puhastatud, sest Jumal tahab, et me teeksime temaga koostööd. Jumal tahab, et mu usk toimiks ja seeläbi, kui me ei võta vastu hukkamõistu, me jätame mu usu tööle. Amen.